Tarmo on jälle e-troni omanik, aga ausalt öeldes on hea meel, et see on vist 3. e-tron, kui ma ei eksi, aga kui vahepeale teha teistsuguseid autosid, siis tuleb jälle meelde, miks e-tron hea on ja siis teised autod on teistmoodi head, et kogu aeg käib mingi tsükkel, kus kõike ei saa, aga saad mingid kindlad asjad. E-troni puhul on näiteks see kohe tuleb nagu tugevalt meelde, sest ma just sõitsin selle autoga, on see, et tal on õhkvedrustus. Ta on nagu päriselt, sa sõidad nagu mingi Haladini vaibal selle autoga ringi ja sa lihtsalt hõljud isegi 21-tollise valuväljaga. Et ma olen nagu selles osas olen väga rahul. Teistpidi ma tulen just siis Tesla Model Y Performance'ist, mis oli väga jäik. Et nagu selline tunne, et hambad kukuvad suust välja, kui hambakaitsmeid pole sõites. Ehk siis siin on väga mõnus. Samas e-tronil on mingid oma kiiksud, et ilmselt video jälle seda edasi ei ütle, aga see rool on nii suur. Ta on nagu lihtsalt, sa oled nagu bussijuht. Sul on nagu, istud autosse, sul on mõnus mingi S-line, kõik on nagu okei enne, aga siis sul on rooli asemel mingi selline, ma ei tea, koolibussi stiilis nagu suur baranka. See võiks nagu vabalt natuke väiksem olla. Audi on üldse veits huvitavaid valikuid oma roolidega teinud siin viimastel aastatel. Nii-öelda kaamera väliselt jäi meil kohe silma, et ägedat häält teeb. Tagurdades on siis... Ma ei tea, kas see jääb. Ma oleks päris mures, kui ma sükest häält kuulen. See on tagurdamise hääl. Rasmus ütles, et teeb rohkem häält kui tema diisel Passat. Aga see on päris. Muidu 20 aasta lõpp, 82 000 läbi sõitnud, 55 mudel. Pole isegi mõtet väga e-troni puhul seda eelmist või nii-öelda 50 mudelit vaadata. Aku on suurem. Ja hästi palju lisavarustust, et peegliandurid, pimenurga jaoks, panoraam. No ma ei tea, mina ütleks, et on äge värv ka. Keegi ilmselt vaidleks, ütleb, et on kole. Aga vaatame, mis see pesust tuleb. Ja see on siis siuke, et hästi natuke lillaka tooniga teatud alguses, aga muidu on tume sinine. Passis on sinine. No, siis on sinine. Jah. Aga tegelikult mõte täna oli siis teha CarPro toodetega auto puhtaks vahelduseks. Et peale Johnny on meil teisi häid brände ka. Millal pesid autot viimati? Ja, paar nädalat tagasi, aga kibel on juba uuesti. Aga millal sa kaamera ees viimati autot pesid? Paar nädalat tagasi. Ma ei tea, kas see päevavalgust ka näeb, aga... Okei. Meil on vist mingid jutud oma vahel rääkimata. Täna pääseme siis sellega, et paneme aktiivvahu peale, paneme kindaga korraliku käsipesu ja siis loodetavasti me ei peagi pigi ega raudesid eraldi eemaldama. Aga video lõppu jääb kindlasti see, et kuidas me veel nagu saame autole läiget juurde. Ja selle pesu eesmärk on siis sisuliselt see, et me saaksime auto võimalikult läikivaks, ilusaks müügipiltidel. Need kohad siit ära puhastada, et ääred nagu seest poolt. Ja siis selle kleepsu koha tahaks näiteks nagu ära eemaldada, et söke päris inetu. Ja siis asi, mis mind hullult häirib, on see, et saaks selle maantee kleepsu ka ära. Päris detailselt tegelikult ei saanud, et ta sai sökse minipesu. Tal oli see 4-tunnine pesu, kus ta sai siis eelkõige seda fillerpastat sisuliselt. Et jah, sul on õigus. Ja siis vahepeal käis rataste vahetuses veel auto, kus väike pilt siia eelmisest väljast, Rasmuse lemmik. Head koogivormid. 3. Audi, aga keegi on spekkinud endale siis eraldi linnukese sellele, et sul oleksid turvavöö vastuvõttu, need nähtavad ka pimedas. Väga oluline. Aga kahjuks linnukest ei tehtud siia, et oleks topsihoidja. Et see mõni teine kord. Ma ei tea, ei olnud vaja. Mis sa teed? See on täpselt Audi maailm.
Mis nüüd saab? Nüüd on niimoodi, et käiks kiiresti üle lihtsalt nagu mis vahvaid tooteid me ei tahaks kasutada, et seda audit puhtamaks saada. Kõigepealt on meil vaja teha eelpesuvahuga CarPro lift. Lumevaht, väga lihtne, paned nii palju, kui on vaja sul seda lahendada oma vahukahurisse. Ära kuivada ei lase, tavaline värk on ju. Sellel autol on küll tehtud pigipesu, aga sees on meil liimijäljed ja mõned kohad kere peal ka. Tar X sobib väga hästi. Siis on meil Iron X, nende üks tuntumaid tooteid tegelikult. Raua, jääkide, sademete eemaldamine muutub lillaks, oli minu arust üks esimesi tooteid või tähendab kõige esimene toode, mis seda tegi üldse. Retire, Tarmo ostis uue jooksu rattaid, rehvid on kindlasti ülimustad. Dark Side, uue disainiga. Puhta rehvi peale, kõige õigem aeg kanda rehvi läget. Siis on meil siin Wheel X, väljad ise ka puhtaks saada, siis eraldi spetsiaalse ainega. Ja Tarmo rääkis enne, et läiget tahame ka lisada, et auto ikka kõige parem pildi peal välja näeks ja päris elus. Siis on meil siin 2 varianti. Üks on Hydro 2 Light, kõige lihtsam on seletada, et see on nagu wetcoat, aga CarPro. Mõned eelistavad seda wetcoatile ka. Minu arust sellel oli see sheetimise omadust rohkem kui seda, et sul jäävad veetäpid nagu pinnale, ehk siis ta nagu kaldub väga maha voolama auto pinnalt, aga lisab ka läiget ja värki. Aga meie kasutame täna Reload 2.0, ka siis selline pealepühitav hermeetik nii-öelda, lisab ka läiget, hüdrofoobsust, natuke keraamilist materjali on sees. Ja vist käisime põhilised asjad üle, inside on meil ka. Et kui me leiame siin, et salongis on ka midagi vaja teha, siis saame seda kasutada. Mis vahele jäi? Kinnas? CarPro Fairy Tail. Suht huvitav kinnas, et tal on siuke väikene saba siis selle kinda küljes, millega sa saad nagu kitsastesse kohtadesse hästi minna, et kuhu sa kinnast sisse võib-olla suruda ei taha. Ja ühtlasi siis, kuidas kiirest pesus sai ikka pikk pesu? Kuidagi lõpetame samas kohas alati. Ei, tegelikult mõned asjad on täna ikkagi nagu näitamiseks ka, et vastavalt auto seisukorrale, et iga kord tegelikult polegi mõistlik nagu minna Tar, Iron, kui autol on just olnud see, aga loodan, et on nagu huvitav midagi teistsugust näha, et avastada natuke CarPro'd. Veed on kõik välja valatud, CarPro lift on juba siin sees ja siis paneme kohe selle šampooni ka ämbritesse, väljaämber, pesuämber. Igasse ämbrisse läheb 40 milli CarPro resetti, on siuke lahe mõõdik ka. Kõik on turvaliselt kinni. Ärgi silma laske neid asja, see ei ole väga hea. See õnneks on siukene võrdlemisi neutraalne šampoon. 40 milli siis. Tuli 60 milli. Aga siis sa saad nüüd 60 miinus 20. Okei, selle ämbriga on hästi. Nii, see oli välja oma, eks? Väljad. Ja siis 40 siia ka. Selle vahukahuri sees, vahupüstoli sees on 150 milli CarPro lifti. Ja sellega on siis nii, et 1/10 lahjendus ja see asi on siin täpselt 1,5 liitrit mahutavusega. Nii et lasen mahu peale. Vaata see, seekord oli päris raske. Nii, hakkame Vaata tee siis üks veel. No nii, see läks libedamalt juba. Ehk siis põhimõtteliselt raputame ära, aine. Pigem on vahune, jah? Mr. Spot. Palju sa hindad nüüd, palju sul toodet läks umbes? Suur auto ja ma lasin ikka mõnuga, ma lasin kooparrattad ka. Toodet ennast, ma arvan, ma kulutasin umbes 75 milli lifti, CarPro lifti. Seda on hea teada, väga äge. Ja tõesti, see auto on väga vahune. Ja näete, et tegelikult ei ole nagu liiga paksu konsistentsiga, et te näete, kuidas tilgub
maha siis seda vahtu ka. Et vaht on minu meelest siis nagu liiga siuke vahune, kui ta püsib auto peal. Lihtsalt alla enam ei voola. Nii, red tire siis rehvile. Ja, vaatame, mis ta teeb. Kas said puhtad või mustad rehvid? Oi. Siin ei läinud üldse aega ju. See on päris pruun, jah. Okei. Kus selles võib isegi veel toodet lisada, aga... No nende rehvi puhastajatega tavaliselt on, et teed oma selle ühe ringi ära, on üleni pruun ja võid ka teise ringi otsa teha, et siis ta on nagu kas valge või võib-olla natuke veel pruun on ja siis ta on nagu puhas. Ja sealt edasi hoolduspesuga saad ühe ringiga hakkama juba on. Aga siin on jah hästi näha, et rehv hoiab endas nagu seda ikka unnikuga makki. Aga väga kiiresti hakkas nagu toimima see, et lahe näha. Nii, ja siis Veljale see Wheel X tasub, on mainimist väärt, et see ei lõhna siis nagu ekstreemselt halvasti, aga tal on ikkagi väga kindel selline Velja puhastusspetsiifiline lõhn olemas. Minu arust seal on siuke kerge lõhnastatus ka, et jah, maskeerib seda aine. Ja, nad peidavad nagu seda lõhna, jah. Ja kusjuures, kuna velg on üsna puhas ja tegemist on elektriautoga, siis seal ketta peal on rohkem näha seda lillakust. Jah, täitsa oleneb sellest mustuse astmest. Aga sellega siis täna täiskontakti ei tee. Veljale ei hakka tegema jah kontakti, et see on tegelikult üsna puhas lihtsalt. Nüüd, kui sa paned selle aine veel peale ja lased surjakaga üle, siis on päriselt velg puhas ka, et ta nagu annab selle efekti kätte. Tule vaata, kuidas siit sulab lihtsalt. Ei, rehv tahtis küll abi, et see on nagu väga õiges kohas siin. Yes. Nii, velg on tegelikult musta velja pealt hästi pole näha, aga tegelikult siin on ka seda roosat meil on ja Veljad tehtud, rehvid tehtud ja siis aktiivvaht tehtud. Yes. Nüüd on autot katsuda. Ja CarPro Fairytail, mikrofiiberkinnas, sabaga, nagu nimi ütleb. Väga nunnu. Käe saab ka sisse panna, ma ei tea, mulle meeldib käes hoida neid kindaid. Ja jah, pikad harjased ja sees on nagu lühemaid ka, sodi jääb kinni. Võiks toimida. Tundub nagu see võiks padi olla või midagi. On küll, jah, ta on sükse välimusega. Vesi on hea soe. No, okei, vaatame, mis ta teeb. On libe küll. Ta nagu visuaalselt seal ämbris, vaata, ei olnud tohutu vahuhunnik. Aga libe on mingi krõbisemise häält ei ole, et ma ei ole nagu mures, et ma autot vigastaks kuidagi praegu. Et ehk siis kõik on õige. Meeldib katusest alustada. Ja, tunda on küll, et auto on nagu hiljuti põhjaliku pesu saanud ja ongi lihtne pesu. Ja. Moodi ja siis ma paneks üldse kaamera täiesti kinni. Ja. Väga nõus sellest
Glossi asjast võiks rohkem rääkida, kuna me veits tekitasin võib-olla huvi alguses. Et üritame üle valgustada mõnusalt ja vaadata, kas nagu silme all juhtubki midagi. Kes teab, mis me enne ära unustasime? Kuivatuslapi, CarPro Dehydrate, pehme, hea, suur kuivatuslapp. Tootja ütleb, et isegi üle 100 pesutsükli elab üle nii, et ta ei tee su auto lakile liiga. Imab hästi 2 poolt on ja fiibritega pool laki jaoks ja kootud pool on siis akende jaoks. Siin on ilus logo ka keskel. Vaatame, mis ta teeb. Tuli tahab poleerimist. Kuule, väljas on pimedaks läinud. Jaa, aga meil päike särab siin. Ja auto on ka kuiv, mõnest heast kohast tilgub ka, aga see meid otseselt ei häiri praegu. Me hakkame peale panema CarPro Reloadi. See on siis sükene viimase etapi asi. Lisame läiget, lisame hüdrofoobsust, 50x50 alale panna seda. Kõigepealt laseme siia lappi sisse, et me mingite pihustusjamadega ei pea tegelema. Siis me paneme siis seda siia peale ja vaatame, kuidas siin nagu pinna peal midagi muutuma hakkab. No, ütleme, et see on siuke 50x50. Võib-olla natuke rohkem, võib-olla natuke vähem. Oota! Mingi 30–60 sekundit. Nüüd me ootame, ma liigutasin suht palju siin edasi-tagasi. Ma võime natuke veel teha. Aga siis mõte on see, et siin on nagu näha ka, ta on veits siuke udune mõne koha pealt, kus ta nagu täitsa tasaseks ei läinud. Teilt on päris palju udusust, oleneb nurgast. Ja kui aeg on möödas, siis me tasandame ära ja siis on ainult läige. Ainult läige. Jah. Okei, nüüd on mint kindlasti möödas juba. Tegelikult siit on nagu üleminekut ka veits näha ja vaatame, kas pühkides nagu, ma tahaks selgust näha, ma tahaks nagu, et hägusus väheneks. Vau, okei. See umbes nii juhtubki ja lapi all on pind palju libedam. Siin on see keraamilinaine ka sees, nii et nüüd on nagu pind kindlasti hüdrofoobne. Et järgmise pesu ajal kuivatades me ei pea enam kogema seda, et vesi lihtsalt ei lähe ära, sest pind on nagu nii nagu nakkuv või krobeline, et ta ei ole hüdrofoobne. Aga nüüd nagu aneselga vesi, et midagi peale ei jää. Ja siis tuleb nagu ülejäänud auto ka teha. Proovin korraks isegi nende... Proovi mängida ja tegelikult siin seda ülemineku kohta on näha selle koha peal. All just seal, kus valgust ei ole. Et tegelikult seal on küll, minu arust on nagu ühe koha pealt kõrgemalt tumesinisem ja alt on siis nagu kahvatum, et ta nagu, tal ei ole seda läiget nii palju. Rehvi läikeks siis Starkside, hästi lihtne, et nagu ükskõik mis teine rehvi läige, aga lihtsalt me võtsime CarPro aplikaatori ka. Selle 21 tollise väljega on veidi selline, et kas ta võiks suurem olla või mitte. Või tegemist on siis nii-öelda maasturiga, aga üldine mõte on ikkagi täpselt sama nagu alati. Ehk siis rehv paksult täis, üleliigne maha ja siis lasta seista või isegi fööniga üle. Et siis lihtsalt see püsib rehvi küljes. Kui sa sõitma lähed niimoodi, et sul ujub see rehv, siis sa pärast kahetsed, et see rehvi läige lihtsalt läheb auto värvipinnale, siis tekib plekk, siis ta haarab selle pritsmele tolmu peale ja kõik on halvasti. Et aga väga ilus ühtlane. Ma pigem näitakski seda sellist 50-50 praegu. Et ma teen pärast korralikumalt, aga mõte on siis see, et päris suur vahe.
wipe-off'id on seda suht nice. Ta ikkagi läheb slickiks ja ta on nagu hästi nähtav, kus ta on. Nüüd on auto väga läikiv. CarPro Reload 2.0 on peal ilusti ja maha ka pühitud. Tööaeg on tal siis mingi sükene 60 sekki, 30 sekki kuni 60 sekki. Ei juhtu midagi, kui ka kauem oodata. Ära päris, ma ei tea, üleöö peale kuivad lase on. Värv on sügavam, sinine on sinisem, täpselt see, mida tahaks. Selle toote kestvus on siis kuni 3 kuud ja siis saab uuesti paigaldada seda. Nii, mis sa siin ette valmistad? Lõppu veel väike pigiseiklus. Nii. See on siis pigieemaldi ja ühtlasi ka liimieemaldi. Meil on paar kohta, mis mind jubedalt häirivad, mis tegelikult ei ole mitte midagi. Aga tule vaata. Kui ma ei eksi, siis siin on olnud see vinni. Nii, natukene siia liimi peale. Nagu reaalselt natukene. Juba püüan kinni selle üleliigsega. Korralik liimirant on ja Jap. mingi spetsialist on sealt VIN-koodid kleepsu ära võtnud. Et Tarmol oleks ikka lõbus autot registreerida. Jah. Nii. Nii, ja nüüd on siis see, et Täitsa liigub seal nagu ringi juba. põhimõtteliselt on läinud, lihtsalt mul on nagu lappi õiget poolt vaja. Tegelikult on nagu see ka, et kui natuke seista lasta ja siis peale minna, siis ta tuleb ka. Aga siin tegelikult sa ei ootanud ja ta juba nagu lahustas seda. Meil oli video tarbeks ikka kiiresti klippi vaja. Alati. See ei ole nagu niisama. Aga palun. Okei, vaatame lähedalt ka. Täitsa nice, täitsa viisakas. Et need pudeld on enam-vähem sarnase kõrgusega, aga lidan on laiem, vaata. Nii. Tada! Happy Days. Liim on läinud. Happy camper. Ja mingi Clarify'ga üle või midagi. Mõistlik oleks, jah? Põhimõtteliselt võime veits kokku ka võtta seda üritust, et olin CarPro asjadega ise pesnud varem, aga mitte kõigiga. Ma ei olnud näiteks Reloadi kasutanud mitte kunagi. Väga hästi saab teha, pettuma ei pea. Hea alternatiiv, kui tahaks lihtsalt vaheldust või kui ostad esimest asja, siis võid julgelt proovida. Mulle ka meeldis see, et me üritasime tulla sellise päris elu olukorraga, et ei ole iga kord alati 2 päevast poleerimist, keraamikat, kõike muud. Et tegemist on sellise kiirelt ja läikivaks projektiga sisuliselt ja see ei võta sul üle poole päeva tegelikult. Ja see oligi eesmärk, et mulle nagu personaalselt väga meeldib, et ma ausalt öeldes täitsa ootan, et kahjuks praegu on pimedaks läinud, et mis toob homme ja kuidas seda nagu päikse käes näha, et vaatame. Ja kui võimalik, siis loomulikult lisame ka siia video lõppu pildid. Kirjutage kommentaaridesse, mis videosid te näha sooviksite ja me proovime sealt kommentaaridest midagi välja filtreerida ja teile üles salestada. Tänud vaatamast ja järgmise korrani!